säädest uhket paika, kus rühapõlpindas arutõlvalõu. Seal põlumis pead kimmeltatra hoidma, et uues lähes vaupel kõrvalõu. Uhke oma varmasu mõtsa. Rahvas kogub, kuidas inimesed tunnevad, et midagi ikka väga kägistab, on ju. Ma mõnikord jäi seisma silla katsin, kus sätendada jõeman kaldai. Võrumaa, kõige ilusam saab sinu kitta seda ööviku korge munamed on, minu teretes minnen ja tullen. Kas ritsik tegi oma kurja ellu, kas valaigu mõõsis takkad kaia, kus imeletid mulle trepida, kui saas küll ükskord minna lapse põlvel, saas lürrata seal piiduliive päev, saas kätti tunnest on võtsas anna põlva, siis kohe külles jääb mulle seal. Täna on siis nüüd 3. Nursipalu kett ja 3 aastat on meil see võitlus siin olnud. Pikk aeg, mõned on väsinud, aga järjest rohkem inimesi on appi hüpanud, et erinevatel teemadel, sest neid teemasid on tohutult palju. Võtame kas või konkreetselt kas või näiteks kohtuasjadki, et nüüd, kui me nüüd vaatame selle 3 aasta peale, siis mina arvan, et kui me ei oleks kohalikena üldse midagi küsinud ega vastu hakanud, siis oleks Nursipalus praegu juba 100 hektarid lagedaks raiutud, oleks seal juba suurekaliibrilised relvad. Aga mida me oleme MTÜ-ga teinud, on see, et me oleme nõudnud, et ei tohi lihtsalt metsa maha võtta, et me oleme siin näinud, et kuidas erinevad teed on näiteks ehitatud niimoodi, et tehakse mingi teejupp, raiutakse mets ära, siis tuleb välja, et seal lõpus on kotkapesa ja siis öeldakse, et oi, et hoopis uus trassi asukoht tuleb leida. Ja meie oleme MTÜ-ga proovinud seda teha, et me ei ole lastud sellisel susserdamisel nagu toimuda, et nii palju kui vähegi võimalik. Ja praegu tõesti 7 kohtuasja, mis on praegu käsil. Tänu ühele on näiteks Sõmmerpalu lasteaias see mürapuhkus oleb mets alles praegu veel püsti igatahes ja see asi on kohtus praegu. Siis siinsamas Võru ja Nursi vahel, kui me poleks asju kohtusse andnud, me poleks öelnud, et siin on väga Eesti üks kõige esinduslikum palukarukella kasvuala ja seal võib-olla ei tohiks üldse nii lagedaks raiuda. Ja samamoodi teekoridorid on ju, mis raiuti 30 meetri laiused, et andsime asja kohtusse ja kohus arvaski, et ongi liiga laiad teekoridorid. Näiteks, ütleme, et see suur kohtuasigi, kus on 85 kaebajat, et liideti 2 kaebust, üks, kus oli 20 kaebajat ja teine, kus oli 65 kaebajat. Et olete te kuulnud, et kuskil avalikult sellest meedias räägitakse või neid küsimusi küsitakse, mida seal nagu tõstetatakse, või mille pärast, et inimesed on kaevanud kohtusse. Et me ei ole uudistest kuulnud, et mida me nagu MTÜ-ga oleme tajunud selle 3 aasta jooksul, on tohutu selline meedia manipulatsioon ja sildistamine
me oleme nagu algusest peale seda püüdnud teha, et järgitaks seadust. Ja kui te mäletate, siis 3 aastat tagasi me nõudsime läbi kohtu, et tehtaks Nursipalu eriplaneering. Ja kui oleks eriplaneering tehtud, siis see oleks eeldanud analüüsimist, kuhu üldse on mõistlik ja mõttekas seda harjutusvälja teha, kui suures mahus, aga ilmselt seda kardeti, sest tegelikult ongi Nursipalu loodusväärtuse poolest väga rikas, põhjavee kaitstusega on siin ilmselt probleemid, siin on mitu Natura ala on harjutusvälja sees, et tegelikult ma arvan, kui algusest peale oleks seadust järgitud, siis oleks tulnud välja, et Nursipalu ei olegi sobilik ja sellepärast on tehtud kõik selleks, et minna seadustest mööda ja meie siis võitleme visalt, et neid sinna õigetele tagasi juhtida. Ja hea rahvas, tõmbame natuke selle krimmi, selle väike auk ja pärast saab sooja teed ja või leiba ja pidu on seal kollases majas. Või metsas toorel toomingal võiks hüüda sinul või talupoja akna all seal pühal Pärnapuul. Õuapõnnis suine öö, siis laulan talle ma. Kuuluks meelest päevatöö, jääks rahus magama, puhkama. Kõik öö siis helid hõiuvad ta kaunis kambrik sees. Ja unenäod ilusad tal seisvad silme ees.
seal käinud, et kas on... Me oleme seal käinud kunagi Võrma veel metsad meil on elagu Eestiiva! ja soones optid raavad, me mehi varjavad. Jää kindlaks Eestiveerid, jää kindlaks Eestimaa. Ei jalviva oli küll Eesti rahvas saab. Ei jalviva oli ei Eesti rahvas saab. Meil väike päeva servad ei ole looja läinud. Et pilved õutsad mustad, küll taast on üle käinud. Vaata, kui sul on küüned, siis sa võid jätta selle sealt Tüüvervele ketimärgiks ja me läheme koguneme nüüd koolimajja, kus meid ootab kuumtee ja saame koos mõnusalt aega veeta. Ja pill on juba soojas seal. Eesti rahvas elab ja saab võitlust peab. Vene korda põlvab ja kommunisti jääb. Jää kindlaks Eesti veerid, jää kindlaks Eestimaa. Ei jalviva oli küll Eesti rahvas saab. Ei jalviva oli küll Eesti rahvas saab. Eesti rahva linnas on vabaduse töö ja meie elu hinnas on õimas õigusüün. Jää kindlaks Eesti veerid, jää kindlaks Eestimaa. Ei jalviva oli küll Eesti rahvas saab. Ei jalviva oli küll Eesti rahvas saab. Ilusat peatset vabariigi aastapäeva teile. Meie riik on meie südames, meie maa, meie rahvas, meie kultuur ja aitäh, et tulite täna kõik kappi seda hoidma. 3 aastat on olnud meil lisavastupanu riigi omavoli vastu. Oleme saanud hakkama igasuguste vassimiste, valetamiste, manipuleerimiste, äraostmistega ja oleme jäänud kindlaks sellele, mis meil on tähtis. Hoida oma kodu, oma loodust, oma Eesti meelt ja midagi, mida sa ise tunned oma südames. Kõik on juba kuulnud vähemalt seda sõna ja see näitabki, see on sümbol, mis näitab just võitlust valitseva võimu omavoli vastu ja need asjad peavad hakkama muutuma. Rahvast hakataks kuulama, et rahvas oleks see, kes otsustab oma elu üle, mitte nii, et meid kägistatakse maksudega, pommitatakse kodudest välja ja tehakse kõik selleks, et kuidagi meie rahvuslik tunne, meie ühtekuuluvustunne kannatavad. Tänane sõit on märgiks, et me ei lase lihtsalt enda kallal omavolitseda, et me ei lase endale valetada, vähemalt me ei võta seda omaks. Meil on külalised Tartust. Andro, Tartu hoiulaenuühistu boss, esimees plaan B-auto. Andro räägib, mis tema sellest asjast arvab ja mis edasi saab. Iga ettevõtmine vajab eestvedajaid. Sellepärast minu ettepanek on alguses. Vaadake. 2 tublit naist, üks kõneles teile. Marika Niidumaa. Teeme aplausi. Tiinu Rikari. Ja teeme meile kõigile aplausi.
sellepärast, et väga lihtne on protestida kuskil internetis. Väga paljud elavad meile ja elavad teile kaasa. Elavad praegu internetis kaasa. Aga küllalt raske on tulla tänasel sellisel tatisel ilmal ja külmal ilmal välja. Ja teeme kõik oma käitumisega selleks, et ka tulevikus Jumal taevataet oleks meie poolt. Ja sellepärast paneme edasi. Me peame võitma Nursipalus, me peame võitma Virumaal, me peame võitma Saaremaal, me peame võitma Pärnumaal, me peame võitma kogu Eestis. Niisugune häbematu lugu, et teate, Nursipalu ümbruse inimestel on tervisehäired. Noortel inimestel ei olegi vanakesed, väga tõsised häired. Ja inimesed on pöördunud, konkreetsed inimesed Terviseametisse, nad kahtlustavad, need on ka 5 kilomeetrit või ei ole päris siin piiri ääres, kahtlustavad, et võib olla Nursipalu lapsed nende pommitamiste ja ehmatustega seotud. Ja Terviseamet vastas, et Terviseamet sellega ei tegele, pöörduge Kaitseministeeriumi poole, aga Kaitseministeeriumi tervisega ei tegele. Nii et selline paber tuli ja nüüd on need inimesed pöördusid meie poole ja meil on juba jurist, kes selle asjaga tegeleb. Temale ka vastati, et ei olegi Eestis seadust, mis tegelikult reguleeriks siis harjutusvälja juures nende inimeste terviseprobleeme, mis siin sigadustega on tahetud teha igasugusest seadusest üle minnes. Et rohkem metsa taskusse ajada, rohkem maid, rohkem riigi raha pööritada. Kellele oli vaja seda 10-kilomeetrist teed, mis nüüd riik, mis tehti eranditega, tahetakse üle anda Transpordiametile, aga seal on see häda, et tee saati vaevu vastu võtta, kui tee hakkas vajuma, lainetab nagu Vene ajal tehtud see igikeltsa peale, eks ju, sõita ei saa, sild võetakse kevadel lahti, on ekspertiisid tellitud. Ja nüüd antakse üle, aga Transpordiamet ei saa ka võtta, sest vaadake, see ei ole ju projekti, ei ole, see on ohtlik inimestel ju sõita seal. Ja teate, sõbrad, vastu nad tahavad siis seda Sõmerpalu Nursi teed, kus me suvel oleme Vabaduse tee sõitu teinud, aga seal on kuskil 4 peret jääks ju lõksu, ei pääseks üldse välja. Et vaat sellised lood meil, nii et riigi raha raiskamine käib. Mina olen mees metsast, nagu ajalehtede kaudu mind tuntakse. Ja kes on Facebooki kasutajad, need vast teavad, et mind on ähvardatud juba toppa ja tont teab, mida teha. Aga see selleks. Ma tahaks küsida, kas meie hulgas on mõni Kagu-Eestist valitud Riigikogu liige? Ilmselt ei ole. Kas meie hulgas on mõni kohaliku omavalitsuse volikogu esimees või vallavanem või linnapea? Ei ole. See tähendab seda, et me oleme valinud Riigikogusse ja omavalitsuste juhtideks inimesed, kes ei hooli oma kodukandist, kes ei hooli inimestest ja kes ei hooli mitte millestki Eestimaal. Ees on tulemas valimised ja ma mõtlen, et inimesed hakkavad mõtlema, keda valida Riigikogusse, keda valida kohalikesse omavalitsustesse. Nüüd julgeolekust. Meile pasundatakse iga päev, et meie julgeolek on ohus. Aga mis on julgeoleku prioriteedid? Kes teab? Ei ole relvad, ei ole kahurid, ei ole tankid. Rahul olev rahvas. Vot, väga õige. Majanduslikult kindlustatud rahvas, terve, haritud, elurõõmus. Need on meie julgeoleku prioriteet number 1. Teine prioriteet on energiakindlus. Kui meil pole elektrit, ei ole meil ka mingit julgeolekust mõtet rääkida. 3. on toidukindlus. Kui meil pole süüa anda nendele, kes võitlevad meie maa vabaduse eest, siis ei ole millestki rääkida. Ja alles 4. kohal tulevad kahurid ja kõik muud asjad. Nüüd räägime sellest, kas meie riigis on üldse legitiimne valitsus. Ei ole. Sellepärast, et see valitsus on saanud võimule e-häälte abil, mida ei ole võimalik kontrollida ja mida keegi ei tea, kuidas see on. Kõik need kohtuvaidlused, mis on selle valimistulemuste teemal avaldatud, ei ole kuhugi jõudnud. Need on nagu sumbunud või on mainitud, et need on väikse riivega tegemist. Tuleme edasi. Edasi läheb asi natuke hullemaks. Sellepärast, et see sama legitiimne valitsus ei austa meie inimesi, ei austa meie maad, ei mitte midagi. Ja lõhe, käputäie, sõja ja vaenuõhutajate ja suurema osa Eesti rahva vahel aina süveneb. Ja see süvenemine on iga päevaga hullem. Seda tehakse teadlikult, et inimesed viia vaesusse
juba 2/3 inimestest elavad kas vaesuse piiril või vaesuses, aga see meie valitsust ei huvita. Kas meil on midagi kaitsta enam Eestimaal? Kui palju metsi on müüdud maha? Kui palju on maad maha müüdud? Nii. Ja nüüd on siis jõutud nii kaugele, et tahetakse Eestimaa muuta suureks sõjabaasiks, mitte ainult Nursipalu, mitte ainult Keskpolügoon, Sootla. Neid baase on palju rohkem, mida kõiki ei jõuagi üles lugeda. Ja kui siia tuleb 7 Diana keskust, mis on üpris ohtlikud, mille kohta meil infot ei ole, kui tulevad sõjatööstused, tulevad tuulepargid, siis andke andeks, mis jääb meie eestlastele. Mitte midagi. Ja ei ole kartust ega lootust selleks, et olukord paraneks. Kõik, mis on meie oma kätes. Me ise peame oma Eestimaa, oma kodukoha eest seisma, me peame seda kaitsma. Kui Nursipalust veel rääkida, siis on paljudes riikides keelatud juba raskerelvadest harjutamine, sest müra on ohtlik inimeste tervisele. Müra tekitab südame iseemia, diabeeti, tekitab depressiooni ja paljusid muid haigusi. Nii nagu tuulepargid tekitavad südame rütmihäired, tekitavad südame seiskumist ja paljusid muid haigusi. Aga sellest meil vaikitakse. Paljudes riikides, ka Rootsis näiteks, ei lubata enam kasutada sõjatehnika pesemiseks avalikes kohtades vett, sest pesuvahendites on mürkained, mis satuvad põhjavette ja reostavad. Kas me teame, kui palju mürkainet näiteks siit samast Leedo kinnistult võib hakata vette sattuma? Kui ma käisin Võrusse veekasutusloa avalikul arutelul, siis ei räägitud sõnakiski sellest, kuidas puhastatakse neid pesuvesi. Need suunatakse lihtsalt looduslikesse kraavidesse, sealt läheb ta Jõkke, sealt läheb ta järvedesse ja lõpus Peipsi järve. Nii et ei tea. Ma ise elan Putsali külas. Kes teab Putsali külad, on hea. Kes ei tea, siis ütlen, et see on Kurenurme ja seal piirkonnas. Ja see minu sünnikodu, mis on 1780. aastal päriseks ostetud, jääb Nursipalu laienduspiirist 600 meetri kaugusele. Kas te kujutate ette, mida seal noor perekond, kes seda maja taastas, üle peab elama? Kas te kujutate ette, mida selle küla inimesed, kes enamuses on vanemad inimesed, peavad üle elama? See müra on võimatu. Ma kuulen seda müra tihti isegi Põlvasse, mis jääb linnulennult 26 kilomeetri kaugusele. Aga kui raadios või telekas või lehes kirjutatakse, et inimesed on rahul olevad, siis andke andeks. Tahaks neid inimesi näha, kes taluvad seda müra, kas nad on juba kõrvakuulmise kaotanud või on nad muidu haiged, et ei saa aru, kui kahjulik on müra. Juba üle 50 detsibelline müra tekitab inimestest tõsiseid haigusid, kui seda keskkonda pidevalt taluda. Ja räägitakse, et on tegemist kaootilise müraga. Kes on lugenud müraalasid uuringuid välismaised, see teab, et kaootiline müra on palju ohtlikum kui näiteks monotoonne müra. Et totaalne valetamine toimub meile. Ja sellepärast ma ütlen, et mida rohkem meid koondub siia kas või Nursipalu ketti, seda tugevamalt me oleme. Ja ma leian, et iga inimene, kes siin on, peab tegema tõsist tööd selleks, et järgmistel Nursipalu kettides oleks palju rohkem inimesi. Paku välja aasta. 91. See ei ole. Varem. Ei ole. 88 sügis. Elvas tarbijate kooperatiivist ostetud. Eesti saab kord avas ja tõuseb võimsana. Ei hiia enam lubas, ent siis ta orjastab. Ma arvan, kui algusest peale oleks seadust järgitud, siis oleks tulnud välja, et Nursipalu ei olegi sobilik. Ja sellepärast on tehtud kõik selleks, et minna seadustest mööda ja meie siis võitleme visalt, et meid sinna õigetele tagasi juhtida. Aga aitäh kõikidele toetajatele, et meid on meie kohtuasjades toetatud, meil on tehtud annetusi, ega me ilma ei ole saanud ja ootame siis tõesti ka, kes ise tunneb, et ta ei suuda näiteks ajaliselt või kuidagi oma teadmistega, oskustega panustada,
siis saab MTÜ-le teha annetusi, see info on meil kodulehel ja mida me veel väga ootame, et meil on järjest rohkem inimesi pakkunud oma eri oskuste osas tuge, kas on keegi näiteks kaardispetsialistid või mingid spetsiifiliste ütleme, loodusväärtuste uurijad või muud sellised teemad, et meil on väga palju abi olnud ka selliste erioskustega inimesi, et kui sa tunned, et sa saaksid meil aidata kaitsta seda loodust, mis siin on, siis ole hea võtta ühendust nursipalu@gmail.com. Tahame, et Eesti riik jääks püsima, et Eesti rahvas, Võrumaa jääks elama rikkaks, ilusaks paigaks ja minu arvates on see ennekuulmatu, et valitsuse tasandil halvustatakse neid inimesi, kes täidavad oma kodaniku kohust. Et meil on põhiseaduses ju kirjas, et igaühe kohus on kaitsta meie loodust, meie rahvast, meie riiki, meie kultuuri ja nüüd mõni nädal tagasi siin kliimaminister avalikult meedias räägib, et halvustab neid inimesi, kes on läinud koosolekule küsimusi küsima. See on nagu ennekuulmatu, et Eestis on võetud nagu selline suund, et ütleme seda kodaniku aktiivsust halvustada. Aga mul on hea meel, et on palju ärksaid inimesi, on tulnud erinevad MTÜ-sid, kes tegelevadki nende teemadega, mis neile päriselt korda läheb. Seal karja lätsi läbi lükka aina, kus ritsik tegi oma kurja hellü. Äs ole haigu mul siis takka kaia, kui imelehvid mulle trepi päev.